Tere, tere! Teeme siis meie reisipäevikusse järjekordse sissekande. Et aeg on juba jõudnud sinnamaani, et täpselt nädal aega on jäänud stardini. Täna on meil veel üks väga tähtis ülesanne. Nimelt lähme järgi ühele kõige olulisemale riietusesemele. Ehk siis see on riietuse esimene kiht, soepesu. Ja leidsime vist sobiliku asja Black Ladder tööriiete keskusest, mis on siis sobilik kuni -35 kraadise külmaga kasutamiseks. Sõidame sinna, vaatame, mis nad räägivad meile täpselt selle pesu kohta, mis on selle head ja vead, mida peaks arvestama ja mida peaks kartma. Mina valisin teile välja siis kõige alumise kihi, et kui sa lähed, eks ole, duši alla, väga mõnus, vaat duši kinni, hetkega on sul külm, siis kui võtad ennast ära ja selle samas ruumis, temperatuuril, sul on tegelikult väga okei ja hea olla. Ehk siis soojapesu ülesanne on see, et esiteks soojapesu peab olema nagu sinu teine nahk ehk vastu ihu. Kui ta lotendab, siis ta ei tööta. Kui ta pigistab, ta ei tööta. Ehk ta peab olema mõnus teine nahk. Ehk selle ülesanne on kõik niiskus, mis su kehale tekib, sealt kohe edasi lükata järgmisse kihti. Alustamegi täiesti aluspükstest, sest ma kuulsin, et te ei olnud selle peale mõelnud. Selle peale ma tõesti ei olnud mõelnud, et see oli nagu uus või veidi naljakas tundus. Et kõik ütlevad, puuvill ja siuke jumala hea asi, ongi hea asi kuni selleni, et te lähete kellelgi sureb ratas välja, hakkate seda käima lööma või lükkama, siis te olete täiesti läbimärjad ja siis kui ikkagi munad külmetavad, olgem ausad, siis ei saa väga mõnus ja soe seal olla. Ja peale siis pikkade varrukatega pluus merinost ehk siia selle kihi peale siis ei tohi panna midagi puuvillast. Et puuvill siis märjana on külm. Kui see on läbi märg, siis ta on ikkagi soe. Kõik need järgmised kihid, mis te siia peale laote, see peab olema siis selline, mis juhib edasi. Ja kõige pealmine kiht siis tuule ja veekindel. See on väga hea, et kõik sellised windstopperid ja kõik on väga hea. Et siin on lukk seespoolt ilusti kaetud ja veel pealt poolt ka, et ei tõmbaks habet vahele ja et ei hakkaks kogu aeg sikutama. Muidu tuled tagasi pool habet kuskil pesu vahel. Suurt vaeva näinud, et seda kasvatada ja siis on, eks ju, ainult see on ka osa sooja hoidmisest. No täpselt, et see on ka nagu põhimõte, et kui te jääte seisma, siis on natukene soojem, eks ju, kui te lükkate käima, on veel väga soe, tehke selleks ajaks lukud lahti, võtke kiht vähemaks, lülitage see aku välja, õhtuti kõik seljast ära, ei keri sellega kuskile teki alla magama, panete kuivama, just, et ta peab saama kuivaks. Kui me nüüd nädal aega nendega sõidame, et kas siis peaks vahepeal neid pesema ka või millega pesta või kuidas ja mida peaks silmas pidama? Üldiselt merino ei võta igilõhna külge, aga võib-olla ikkagi vahel tasub väike pesu teha. Õhtul tuleb pesuvoor. Mis te aga kindlasti peaksid tegema, et ennem esimest kasutamist ära pesema, seda paremini tööle hakkab. Ei kasuta pesupulbrit, kasutate pesukeeli, spordipesu oma, ei tsentrifuugi ja siis ta hakkab väga hästi toimima. Ja kindlasti sokid teil on ka hästi head põlvikud, põlvedeni head soojad, et kui tunnete, et sellest nüüd jääb väheks, siis kihiti, aga see esimene kiht ei ole puuvillasokk. Väga hea ülevaade. Tundub, et said õiged tooted meile. No sa tegid selle esmavaliku väga hea ise juba natukene minu poolt veel lisaks, et me tahame, et ta tuleks ikka soojalt tagasi. Proovime siis ära ka. Ei lotenda kuskilt ja ilusti hoiab ümber, et see on hästi oluline. See hakkas ka kohe. No nii, olemas. Kätte saime. Sobib hästi siia peale.